pärimusteta ja pärimuskultuurita. Kuna just lõppes pärimus- ja pärandkultuuri aasta, siis meie näide on ka pisuke lehvitus pärimuskultuuri aastale, aga mitte hüvasti jätuks, vaid just nimelt selleks, et me ikka ja jälle pöörduksime pärimuskultuuri juurde tagasi, sest see on meie rahva mälu. Nüüd tänane näitemäng on siis kahes osas ja tegemist on kahe pärimuskultuuri looga. Esimene lugu on kunstmuistent, pärimuskultuuri noorem osa. Nimelt eelmisel aastal, kui me õpilastega tegime loovtöid, siis lapsed valisid näidendi üheks muistendiks välja Vana-Pagana muistendid, mis on seotud Haapsalu linnaga. Need olid kõik kenasti ilusti olemas, 3 tükki. Tegime nendest siis keskmised. Aga Haapsalu või Läänemaa kohta peale Maritima ei olnud mitte midagi. See nimetus või nimi Maritima ja kõik. Ja nõnda siis ei jäänudki üle muud kui kokku kirjutada oma lugu, oma nägemust. Ja see siis kuulub pärimuskultuuri nooremasse pooldesse folkloori. Ja meil on et see ilusasti lavale tuua, selleks teeme me koostööd. Kõigepealt Draamaring on üks koostöö osaline, siis Loovusring ja loomulikult meie partnerid ja usinad aitajad on siis Rahvapilli orkester Viive Magleeni juhatamisel ja Enne Lembre kutsitamisel. Ja kuna tegemist on projektlavastusega, siis vaadakem ja ärge olge väga. See on lahkudes. Läänemaa sünnist. Muistendi jutustas mulle vanaema, kes oli loo oma vanaemalt kuulnud. Kunagi, väga-väga ammu, lainetas selle koha peal, kus praegu asub Läänemaa, lage meri. Ei olnud saarekesi ega laidusid. Eestimaa ülejäänud osad olid ka veest tõusnud ning inimesedki olid meie maal end juba sisse seadnud. Nad harisid põldu ja karjatasid loomi. No jah, ning muidugi käisid ka rannakülade mehed merelt saaki nõudmas. Kord juhtuski ühes niisuguses mereäärses külas seesugune lugu. Ühel selgel sügishommikul asutasid kalurid 2 paadiga merele minema. Tehti veel viimaseid ettevalmistusi. Kiima, kas asume teele? Meie oleme valmis. Meie ka, kumb paat seekord ees sõua? Seda puhku on meie paat ees. Hoidke ikka lähedusse. Jaa. Kõik märgid näitasid, et päev tuleb rahulik ja tugevat tuult oodata pole. Kalamehed alustasid rahuliku südamega teekonda, kui järsku jooksis hingeldades randa küla nõiamaal. Ta nägi eemal tuleb paate ning kiirustas üsna vee piirile. Tugev tuul on tulemas.
jahastas mool rannal, kuid paadisolijad ei kuulnud teda, sest olid juba liiga kaugel. Peagi hakkas aga nõi ennustus esimesi märke näitama ning tõusis tugev tuul ning meri muutus rahutuks. Nõi kiirustas viimaks külla, et kutsuda rahvast randa. Juba möllas merel aga tõeline torm ning taevas kattus pitse pilvedega. Tulge kiiremini! Tormi, tuuli, tuule, isand, tormi, tuuli, tuule, isand, vaiki, vaiki, viibu keeseks, vaiki, vaiki, viibu keeseks, et saaks mehed randa sõuda, et saaks mehed randa sõuda, koju jõuda, randa sõuda, koju jõuda. Kordasid õnnetumad veel palju kordi, aga ju oli siis inimpalve liiga nõder ja ei jõudnud see pärale. Või olid inimesed ise kuidagi tormi jumala ära vihastanud. Torm möllas terve päeva ja öö. Naised koos nõiaga valvasid ja palusid truut rannal, aga Jätkusid ohtlikult, lahkusid kurvad naised rannal. Sest kodused toimetused ootasid tegemist ja lootus mehi elavatena merelt tagasi saada oli kustunud. Rannaküla leinas merel kadunuks jäänud mehi ja naised valasid kibedaid pisaraid. Aegamisi aga astus elu, haavu ravitsedes edasi, kuid üks neiu ei suutnud valu oma hinges kuidagi vaigistada, sest tema oli kaotanud merel oma kallima. Neidise nimi oli Mari ja hukkunud kalur Tiima, tema esimene armastus. Igal õhtul jalutas ja ahastas Mari merepiiril ning vaatas ikka üksi silmi kaugusesse. Viimaks otsustas Mari minna merejumala juurde, paluda Tiima temalt tagasi.
üles maa, mille nimeks saagu Maritima. Maritima, 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 Maritima. Maritima, Maritima, olgu paik, mille nimi märgib armastuse jõudu ja väge. Pidagu tulevased põlved pühaks seda pinda, mis on sündinud nii kindlas ja tugevas liidus. pesapaik. Uskumatu küll. Aga rahvasuu jällegi räägib, et vanasti olnud Haapsalu linna asemel merekaldal haavamets, mis väristanud oma leti nõnda salapäraselt ja nõiduslikult, et lähedal olevad elanikud ei julgenud sinna oma jalgagi tõsta. Haavasalus kostnud õiti ka muid imelikke hääli. Nõnda pajatatudki, et Haavametsas olevat põrguvürsti kodu ja pelgupaik. Lihtsurelikult ei tahtnud sinna oma jalgagi tõsta. Nojah, ega laevadki siin randuda tahtnud. Ma olen kuulnud, et mõnikord küll mõni merehädaline siinses kaldapealsest Haavametsast tormikaitset otsima juhtus, kuid hiljem olevat ta väheke nagu imelikuks läinud, rääkinud kummalist segast juttu ja kartnud ööpimedust ning mingeid musti salvilisi loomi. Minu vana-vanaema Ridalast lisas kuradi lugudele ikka. Ma olla vanainimeste käest kuulnud, et vanakurat olla ennist lapsi varastanud äärt. Neid hirmulugusid nõiduslikust paigast on liikvel veelgi ja Haaba ennastki peetakse tänini nõiapuuks. Nõnda siis olnudki kunagi õige ammu Haapsalu linna asemel hoopis vana kuradi kodu.
kogu aeg valgeid lapsi jõuab tuua? Täna on hoopis meil parem saada. Taas näita, taas näita, taas näita, taas näita, Kas mäluda too lagedale? Kapsaid ja naereid teeme. Kapsaid ja naereid teeme. Kapsaid ja naereid teeme. kapsaid ja naereid, kapsaid ja naereid, kapsaid ja naereid. Kapsaid ja naereid, näh. Aga mis nendest saab, mis saab, mis saab? Mis saab? Suppi ja putru saab. Kuulsin, kuidas 2 küla ette rääkisid, et küll see kapsas on kõhule hea. Kõhule hea. Ja nääris annab jõudu. Annab jõudu. Tahan kõrti ja liha, kõrti ja liha, kõrti ja liha. Vaid, mis memm ütleb on õige, seda peab kuulma. Patatulele ja suppi keetma. Leegid, sa minna emale appi, me teeme ennem veel võrkralli.
poole, kui taevata tõukub ta kardab ja uhu pahameel pelgab. Kui tugev torm võib teile enestele liiga teha, mõelge järele. Rahvas, mida otsustate? Pigem vaatan kahju kui lõputut viret. See on õige jutt. Kihutame vanavanad pesapaigast välja. Siis kuulake hoolega, mida te lõpetuseks ütlen. Kuku taeva taadikeene. Kuku taeva taadikeene. Tõue pilli valitseja. Tõue pilli valitseja. Mikse noole painutaja. Mikse noole painutaja. Tõtta appi hädalistelt. Tõsta appi hädalistelt. Võrgu vürtsi johkeldama. Võrgu vürtsi johkeldama. Peesa kohta tühjendama. Peesa kohta tühjendama. Satanaid teele saatma. Satanaid teele saatma. Et saaks rahvas rahupõlve. Et saaks rahvas rahupõlve. Taevana tukku ise on platsi. Lapsed, päästame ruttu ette. vanatühi uut elupaika otsima, kuid ega see kerge olnud. Endist nii mõnusat pesapaika polevat ta leidnudki ja see pahandanud Sarvikut väga. Rahvas olevat aga Haagasalu maha raiunud ja selle asemele hoopiski kena asula ehitanud. Haapsalu, 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 Haapsalu.
usun, et müütidel, mis rahva seas suust suhu on aastasadu ja võib-olla tuhandeid rännanud, on meile tänasel päeval üsna palju öelda. Hea on see, et kurjuse jõud on Haapsalust lõplikult ja igaveseks minema kihutatud. Tänu sellele on meil siin hästi tore olla. Tore on see, et õpetaja Ehala on niisuguse vahva loo kokku kirjutanud ja suutnud lavale tuua. Usun, et see on läinud talle maksma nii mõnegi unetu öö ja üsna palju rahutuid ja töiseid päevi. Nii et suur aitäh sulle selle kohustuse tööle. Muusikalise kujunduse eest kandsid hoolt Elle Lember ja Liive Varleen. Ja kui te vaatate neid värvikaid ja huvitavaid ja põnevaid ja toredaid kostüüme, siis nendega nägid vaeva kasvataja Liis Aeloe ja Anneli Jõhvit, vabandab. Kas Anneli teile? Usaldan sinu kätte. Annan Annelille. Need näod, need võrratud ja huvitavad näod on kujundanud kõigepealt meie kunstnik Kai Jeberg. Ave Remmel andis kahtlemata kõige suurema panuse. Aga usun, et olete nõus, tulemus on seda läheb. Ja tubliks abiliseks oli ka Ene Normaks neile. Lõpunumbri rahvatantsu tõi lavale Kersti Roosal. Aitäh kõigile teile, lapsed, selle toreda ja vahva etenduse eest. Ilusat jõuluaega. Väga palju. Teeme veel lastele. Aitäh teile. Ärme lähme pildistama. Näe, Ülle on siin. Ja üks koht mulle nii meeldis kõik.